Aitäh! Igavene au ja mälestus neile meestele, kes 80 aastat tagasi Eesti vabadust kaitsesid. Meie tahame neid mehi meeles pidada, mälestada ja austada läbi kõigi aegade ja läbi kõigi tulevaste Eesti põlvkondade. Ja meie Eesti rahvuslastena tahtsime seda teha ka aastakümneid tagasi. See, et Eesti valitsus on neile meestele ja nende mälestusele pööranud selja ja veel hullem, nende mälestusmärki rüvetanud, on kõige suurem häbiplekk taasiseseisvunud Eesti valitsuste ajaloos. Et see on kordunud ka eile, on uskumatu ühelt poolt. Ja teiselt poolt see annab tunnistust sellest, kuivõrd eemale on nende meeste mälestus tõrjutud meid valitseva ideoloogia poolt. Selle globalistliku ideoloogia, mis tahaks ära unustada kõik rahvused, meie mineviku, meie esivanemad ja nende võitlused. Meie ei saa lubada seda teha. Tahaks tuua välja, et see karistusseadustiku paragrahv, mille alusel siis eile see kivi taaskord eemaldati, võeti vastu Vene sissetungi Ukrainasse alguses 2022. aasta märtsis. Selle õigustusega, et seda paragrahvi olevat vaja selleks, et Vene impeeriumi meelset propagandat vaos hoida. Ja nende 2 aasta jooksul ei ole mitte kordagi seda paragrahvi kasutatud Vene imperialistide vastu. Küll on seda kasutatud Palestiina meeleavalduse puhul, küll on seda kasutatud Jaak Valge ja Andres Aule, Juhan Smuuli bareljeefi vastase aktsiooni puhul. Viimati üritati seda kasutada Sinimägedel sel aastal, et Paul Maitla tütart seal kiusata. Ja nüüd on selle sama paragrahviga tuldud meie esivanemate mälestuse kallale. Mina olin tol hetkel Riigikogus 1 3 saadikust, kes selle vastu hääletas. Ja kahjuks oli neid vastuhääletajaid ainult 3. Aga ma usun, et pärast neid märke, mida me oleme näinud valitsuse täiesti häbematu käitumise näol, on kõik Eesti rahvuslased, olenemata sellest, mis erakonda me kuulume või millisesse poliitilisse jõudu me oma energiat panustame, ja mõistame, et see seadus tuleb tagasi pöörata. Ja veel enam, kui me oleme Eesti rahvuslased, siis me seisame lõpuni selle eest, et meie esivanemate, Eesti vabadusvõitlejate mälestus oleks vääriliselt tähistatud ja me ei saa oma hinges rahu enne, kui see mälestusmärk on oma algsel kujul tulnud tagasi oma õigesse kohta. Selle eest me võitleme Eesti rahvuslastena. Aitäh!